Iraan lubas avada Hormuzi väina ja teadlikult jättis selle tegemata, kirjutab president. See põhjustas ärevust, ümberasumist ja kannatusi paljudele inimestele ja riikidele üle kogu maailma. Nad ütlevad, et panid vette miine, kuid kogu nende merevägi ja enamik miinipanijaid on täielikult hävitatud. Nii et ongi kõik. Koosolek oli hea, enamikus punktides jõuti kokkuleppele, kuid ainus tõeliselt oluline punkt, tuumaküsimus jäi lahendamata. Presidenti sõnul alustab Ameerika Ühendriikide merevägi, mis on maailma parim, viivitamatult kõigi laevade blokeerimist, mis üritavad siseneda või lahkuda Hormuzi väinast. Mingil hetkel jõuame olukorrani, kus kõik saavad sisse ja kõik saavad välja. Aga Iraan ei lubanud seda, öeldes, et kusagil võib olla miin, mida ainult nemad teavad. See on ülemaailmne väljapressimine ja riikide juhid, eriti Ameerika Ühendriikide juhid, ei lase end kunagi välja pressida. Ma andsin ka meie mereväele korralduse otsida ja kinni pidada kõik laevad rahvusvahelistes vetes, mis on Iraanile maksnud läbipääsutasu. Keegi, kes maksab ebaseadusliku läbipääsutasu, ei saa avamerel turvaliselt liikuda. Samuti hakkame hävitama miine, mille iraanlased on väinadesse paigutanud. Iga iraanlane, kes turistab meie või rahumeelsete laevade pihta, saadetakse põrgusse. President kirjutab, Iraan teab paremini kui keegi teine, kuidas sellele olukorrale lõpp teha, mis on nende riiki juba laastanud. Nende merevägi on hävitatud, nende õhuvägi on hävitatud, nende õhutõrjesüsteemid ja radarid on kasutud. Khomeini ja enamik tema juhte on surnud, kõik nende tuumaambitsioonide tõttu. Blokaad aldab peagi. Teised riigid on sellesse blokaadi kaasatud. Iraanile ei lubata selle ebaseadusliku väljapressimisega kasumit teenida. Nad tahavad raha ja mis veelgi olulisem, tuumarelvi. Lisaks oleme sobival hetkel valmis tegutsema ja meie relvajõud saavad jagu sellest vähesest, mis Iraanis teil alles on. President Donald J. Trump tõeliselt erakordne samm presidendilt, mis järgneb mitmene teisele erakordsele sammule, mille ta on astunud. Tunnistades, et need on rahvusvahelised veeteed. Ja 47 aastat. Iraani ajatollad on hoidnud Hormuzi väina pantvangis, hoides kogu maailma pantvangis. Tänu ühele väikesele ja kummalisele käänakule Hormuzi väinas, mis ulatub sügavale Iraani territooriumile ja võimaldab neil kontrollida 20% maailma nafta ja gaasi varustusest. Ja president Trump paljastas nende bluffi. Ta põhimõtteliselt haaras pantvangi enda kätte ja ütles, piisab, te ei tee seda enam. Ja mina ennustan, et teised riigid, mis sõltuvad sellest naftast ja gaasist rohkem kui Ameerika Ühendriigid, saavad lõpuks aru, et see on tõenäoliselt ainus võimalik tee. Nii et Iraan tundis, et tal on eelis, et tal on läbirääkimisjõud, kui ta üritab seda teed minna. Ja nagu alati. Selles 1394 miili laiuses väinas, kus iga päev liigub sadu naftatankereid, olevat nad selle väidetavalt mineerinud. Teatatakse, et nad ei tea isegi, kus miinid asuvad. Seetõttu suunasid nad liikluse Iraani vetesse ja hakkasid selle eest tasu nõudma. Need on laevad, mida president kavatseb rünnata, kuid see otsus jõustub kohe. Laevade blokeerimine, mis riiki sisenevad ja sealt lahkuvad, näitab, et Iraanil ei ole kunagi olnud sellist mõjuvõimu, nagu ta arvas. Samal ajal saadame 2 hävitajat väina miinide eemaldamist alustama ja nüüd blokeerime selle, et Iraani neutraliseerida. Kasuta seda ära, tõesti kasutu, et nad ei saa seda mõjutada. See viib meid tagasi algusesse. Ja muide, et kogu kontekst oleks olemas. Sest ÜRO mereõiguse konventsioon ütleb, et ükski riik, mis piirneb ükskõik millise väinaga, rääkimata Hormuzi väinast, ei saa seda kontrollida ega veel vähem kehtestada või nõuda mingit tasu. Seega ei ole presidendi otsus lihtsalt reaktsioon sellele, et Iraan ei järgi rahvusvahelist mereõigust. Aga ka sellepärast, et 7. aprillil võttis ÜRO vastu resolutsiooni, millega nõuti väina taasavamist ja öeldi Iraanile, et nad ei tohi niimoodi käituda, mille vetostasid Venemaa ja Hiina. Seega lõpuks ei puuduta see ainult Iraani. Nüüd hõlmab see ka Hiinat, mis saab 80 neist naftatankeritest. 90 läheb Aasia riikidesse ja see mõjub tagasilöögina, kuna energiavood liiguvad ida poole. Ja see läheb ka Tsevale. See sunnib riike nagu Hiina äkitselt ärkama ja tunnistama, et oodake hetk,
me peame sellest osa võtma ja aitama väina puhastada. Kas sa mäletad, et pärast teise lennumeeskonna liikme alla tulistatud VSO edukat päästeoperatsiooni astus direktor Ratcliffe välja ja pidas kõne koos kindral Kienega ja sõjaminister Heekset ja direktor ütlesid, teate, meil on maailma parimad helvajõud, meil on parim agentuur, meil on parim luure, ilma eranditeta, lahinguväljal paremini kirjeldatud, kui ma praegu ümber sõnastan. Aga ta ütles, kuid mitte miski sellest ei loe ja kõik see kaotab väärtuse ilma ülemjuhatajata, kellel on poliitiline julgus seda ellu viia. Ja ma tean, et see on konkreetne olukord, mis erineb sellest, aga see tuletab mulle meelde seda väidet, et kõik meie võimed muutuvad jõuetuks ja kasutuks ilma ülemjuhataja ja presidendita, kellel on poliitiline julgus. Ja on olemas geopoliitiline ja diplomaatiline nägemus, et tõesti seada Ameerika huvid esikohale. See Iraani küsimus on olnud Ameerika Ühendriikide ja vaba maailma jaoks pinnuks silmas juba peaaegu 50 aastat. Ja me nägime, kuidas ühest meie kunagisest tugevaimast liitlasest on viimase 50 aasta jooksul saanud kindlasti meie suurim vaenlane peale Hiina. Ja iga ülemjuhataja on seda probleemi edasi lükanud. Ja lõpuks on meil Zoom ja ta on visa. Me vaatame, kuidas vorsti tehakse. See pole sugugi meeldiv, aga see on vajalik. Ja kõik mõlema partei presidendid, nii demokraadid kui ka vabariiklased, on seda probleemi tunnistanud. Ja keegi ei tahtnud sellega tegeleda. Ja ka meie sattusime sellesse olukorda. President Trump sattus olukorda, kus ÜRO ja NATO on täiesti ebaefektiivsed. Täiesti võimetud tunnistama selle probleemi tähtsust ja tarkust ning tõepoolest sellele probleemile vastu astuma ja selle lõplikult lahendama. Aastakümneid on riigid pidanud võitlema Iraani käsilastega. Hezbollah, Hamas, Hutid, kõik need kohad, kus nad on neid mänge mänginud. Iraan rahastas neid kõiki. Keegi pole rahastanud rohkem relvi, mis on tapnud Ameerika sõdureid ja tõenäoliselt ka teiste riikide sõdureid tead väljaspool Ukrainat alates teisest maailmasõjast kui Iraan. Iraan on maailmas suurim terrorismi toetaja ja Trump ütleb, ma ei hakka enam võitlema nende käsilastega, ma lõikan Mao pea maha. Kui me saaksime taas selle väinakaardi ekraanile panna, sest see on presidendi kõnes tõesti põnev. Ja siis näete, sinisega on tähistatud peamine ala, umbes 1400 ruutmiili, kust kaudu laevateed kulgevad. Iraan ütles, see on ohtlik, seal on miinid. Te näete, et see on blokeeritud. Punased jooned läbivad seda ala, sundides laevu läbima punase tsooni, need on laevateed, mille eest Iraan näib võtvat tasu. Ja president, vaadake. Need punased alad on Iraani territoriaalveed. Jah, uued. Iraani poolt laevadele peale sunnitud laevateed, sest nad takistavad tavapärast läbipääsu. See rikub ÜRO mereõiguse konventsiooni ja just sellepärast otsustas president Trump praegu laevad blokeerida. Aga mis on huvitav on see, et ta ütleb oma Truth Sociali postituses suurtähtedega. See on ülemaailmne väljapressimine. Ja just seda ta püüabki kaitsta. Ükski riik ei saa võtta rahvusvahelist meretranspordi marsruuti pantvangi, püüda suunata laevu oma veeteede kaudu, mis on Iraani omad. Ranniku lähedal on need Iraani veeteed, eks? Ja võtta teemaksu. See tähendab, ma ütleksin, et me olime. Niipea kui see blokaad algaks, oleks selle kõige lõpptulemus isegi lühiajaliselt Iraani täielik ja absoluutne läbikukkumine. Püüdes väina pantvangis hoida. Täna hommikul oli meil külas Tom Sauer, mereväe RU läinud komandör, kes teenis mereväe lõhkekehade kahjutustamise üksuses. Ja ta rääkis meestest ja naistest, kes lähevad pardale Petersonile ja Murphy'le, kahele hävitajale, mida sa sellel kaardil nägid. Nad on nüüd teel, et hakata miine kahjutuks tegema ja tingimusi looma. Seal nad ongi. USS Peterson ja Murphy on juba sisse sõitnud. Ta ütles, et ta lausa anus admiral Cooperit, et tooda saadaks, sest just selleks on nad terve elu treeninud. Ta ütles, et plaan teha midagi sellist nagu väina vabastamine, näiteks Hormuzi väin, on eksisteerinud aastakümneid. Race Tracy liitus meiega varem ja tõi välja 2 olulist punkti. Üks neist oli Iraani avalduse tõepärasus miinide kohta. Nagu te näete, sellel kaardil on põhimõtteliselt miinioht selles piirkonnas. Tähistatud ala, mis sunnib laevu sisenema piirkonda, kus iraanlased saavad neid välja pressida, eks? Kuidas me saame neid uskuda, eks? See on osa ohust.
ja teine oluline punkt, mille ta tõstatas, oli see, et nagu me näeme, ütles ta, et rahuläbirääkimised ei toonud Iraanile kahjuks edu. Täpselt, me teeme seda terve päeva.